See on siis täisõpetusvideo, kuidas seadistada oma kampaania Metas. Ma teen läbi täna 2 kampaaniat. Ma teen ühe lead generation kampaania ja ühe kampaania, kus me suuname siis veebilehele. Et üldse hakata reklaame seadistama, tuleb minna kõigepealt Ads Manageri, adsmanager.facebook.com. Ehk siis alustada tuleb sellest, et lähme Business Manageri seadetesse siin all vasakul nurgas. Siin me saame valida siis endale selle business portfolio, millega me sees oleme. Kui sul business portfoliot ei ole, siis tuleb see luua. Seda saab teha siit, create a business portfolio. Nimeks pannakse tavaliselt lihtsalt selle ettevõtte nimi. Paneme näiteks meie selle nii-öelda konto nimi on täna Maja Ehitus. Et näiteks Maja Ehitus business portfolio, BP. Siia oma nimi, perekonnanimi, oma email, ettevõtte oma või siis isiklik, saab kasutada mõlemat ja create. Nüüd, kui sul on business portfolio olemas, siis sa saad siit valida selle. Kindlasti peame kasutama business portfoliot, mitte eraisikut, selle jaoks, et luua siis reklaamikonto. Tuleb minna settingusse, valida õige business portfolio. Siin on add accounts ja see on siis reklaamikonto, ehk siis see süsteem ongi nii, et meil on business portfolio all on Facebooki leht, reklaamikonto, mingid muud assetid, pikslid ja asjad, mis võivad olla. Et põhimõtteliselt kõik asjad toimivad siis business portfolio alt reklaamihalduris. Aga jah, reklaamimiseks tuleb luua reklaamikonto, selleks paneme add, create a new ad account. Reklaamikonto nimeks võib panna näiteks jällegi ette nüüd meie ettevõtte nime, näiteks ad account, ajatsooniks Helsinki ja currency ehk siis valuuta, paneme euro, paneme my business, I agree to ja siis juba create ad account ja siis see loob uue reklaamikonto. Nüüd meil on vaja lisada sellele reklaamikontole maksemeetod, et me saaks reaalselt tasulist reklaami teha. Selleks me lähme siit vasakult billing and payments. Nii, nüüd me oleme billing and payments lehel ja siin on siis kõik sinu reklaamikontod näha. Selleks, et lisada maksemeetod, tuleb minna siis view details peale. Kui me oleme siin lehel, saab lisada maksemeetodi siit add payment method. Siit siis lisame, mis iganes meil see method on, enamustel on kaart. Name on card, siia tuleb siis selle kaardi omaniku nimi, kaardi number, aegumiskuupäev ja see 3-kohaline kood, mis on tavaliselt kaardi taga ja save. Ma tean, et see save võib võtta vahepeal paar minutit aega, täiesti tavaline. Ja kui tekib mure, et see ei ühenda ära või tuleb mingi error, siis tee lihtsalt refreshi ja proovi kuni 3-4 korda, et siis see tavaliselt läheb läbi. Ma soovitan juba rahavahendeid ette lisada, selle jaoks, et arvete hulk oleks väiksem, sest alguses tal ei ole veel kaardi vastu usaldusväärsust. Ja siis ta võtab raha umbes nii, et 2, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8 ja nii edasi. Et arvete arv võib tulla suur. Nii et kui sa ostad raamatupidajat teenusena sisse, siis ma soovitan lisada otse add funds, näiteks oma esimesed paarsada eurot eelarvet otse sisse, siis tuleb ainult üks arve. Siis arved saab alla tõmmata siit, kui kerid veits alla poole, siin on view all activity ja kui me läheme siia, siis siin saab kõik need arved endale ilusti alla tõmmata ja näiteks saata raamatupidajale. Nüüd on meil reklaamikonto ja business portfolio seadistus tehtud, ma eeldan, et Facebooki leht on ka juba tehtud. Nüüd me läheme reklaamihaldurisse reaalselt seda kampaaniat looma. Selle jaoks võtame siit vasakult 3 joont ja läheme Ads Manageri ja see on siis see, kus see kampaania seadistamine kõik käib. Me loome lead generation kampaania, ehk siis see on see, et päring on get, on otse Facebookis sees ja me saame huvilise kontakti siis otse Facebookis seest kätte. See on see, mida mina kõige tihti peale kasutan, sest see on tavaliselt on sest tavaliselt on see kõige efektiivsem viis, kuidas päringuid saada. Mis tasub meeles pidada, on see, et Facebooki sisese päringu ankeediga on see, et päris palju kontakte võivad olla mitte kvalifitseeritud, ehk siis Facebooki liidid või Facebooki päringud on vaja kvalifitseerida enne, kui liigutada järgmisesse müügiprotsessi osasse või teha pakkumine, et see on hästi tähtis osa. Loome uue kampaania, selleks me läheme siit create,
siit me saame valida siis endale selle kampaania objective'i, selgitan need ära ka, millised need on. Awareness on siis lihtsalt see, et me reklaamime ennast, tahame oma brändi tuntuks saada, seda ma enamus juhtudelt ei soovita. Siis traffic ut me kasutame veebilehe liikluse jaoks, kui me tahame suunata kliente kas maandumislehele, mingile veebilehele ja nii edasi. Engagement on see, kui me tahame näiteks suhtluseid saada kliendiga, kas siis Whatsappi, Messengeri või mõne muu platvormi suhtluseid peamiselt. Seda ma ka väga tihti ei kasuta. Siis leads on see, mida mina kõige rohkem kasutan, see on siis Facebooki sisene päringu ankeet ja tegelikult saab seda ka siis seal pärastpoole muuta, et kuhu täpselt me need kliendid seal suuname ja kuidas. Siis app promotioniga saab suunata inimesi tõmbama alla su äppi, seda ma ka väga tihti äppe ei turunda, nii et see on ka, mida väga tihti pole kasutanud. Siis sales on hea meetod e-poodidele ennast turundada, sest saab lisada sinna kataloogi tooteid, saab konkreetselt tooteid koos siis kirjelduste lisahindadega näidata. Teeme siis lead generation kampaania. Nüüd ühe kampaania ülesehitus on selline, et meil on kampaanial on adsetid on siis põhimõtteliselt sihtrühm. Et kui me tahame näiteks 2 sihtrühma testida, siis me teeme 2 adseti selle jaoks ja iga adseti all on siis reklaamid või reklaamiversioonid põhimõtteliselt. Aga käime üle kõik settingud kordamööda. Kampaania nimeks võiks panna näiteks selle ettevõtte nime ja selle sama eesmärk, mis meil oli, ehk siis leads. Selle ma soovitan samaks jätta, auction ja kampaania objektiivne, see on sama, mille me juba valisime. Siis eelarve koha pealt siin on campaign budget ja adset budget. Ütleme nii, et kui meil on üks adset, siis campaign budget võib peal olla. Kui meil on mitu adseti, siis ma soovitan kasutada adseti budgetit. Me teeme täna ühe adsetiga kampaania, nii et me kasutame campaign budgetit. Eelarve koha pealt oleneb hästi palju eesmärgist, aga lead generationiga ma vähemalt paneks eelarveks 10-15 euri, nagu täiesti miinimum, et reaalselt näeks tulemusi ka. Klientidega kasutame enamasti 20-30 euri päev eelarvet. Täna me paneme siia 20, lihtsalt näiteks. Siis see setting on kõik juba okei, highest volume, budget scheduling, ad scheduling. Mina tavaliselt jooksutan reklaami igal ajal, ehk siis ma ei sorteeri nii, et jooksutame ainult esmaspäeval või ainult teisipäev ja neljapäev. Mul jookseb kogu aeg, aga ma tean näiteid, et näiteks see võib toimida hästi, kui näiteks jooksutada ainult mingil kindlal päeval, kui sinu sihtrühm on rohkem aktiivne. Nii et see on asi, mida võib proovida, aga praegu jätame, et jookseb kogu aeg. AB test on siis põhimõtteliselt Facebooki enda sisse ehitatud test, millega saab erinevaid versioone testida. Seda ma üldjuhul ei kasuta, ma siis testin ise. Siis spetsiaalsed reklaamikategooriad, ehk siis kui sul on üks nendest teemadest, kas mingi finantstoode või teenus, näiteks finantseerimine, krediitkaardid, kõik taoline. Employment, ehk siis tööotsimiskampaaniad, professionaalsed sertifikaadiprogrammid, kõik sellised asjad. Siis kinnisvara, listingud, kindlustus, laenud, kõik mis sellega seotud on, tuleb siia deklareerida see ja sotsiaalsed mured või ütleme siis poliitika üldiselt peab ka, on eraldi, on siis spetsiaalne kategooria. Täna me ei tee spetsiaalse kategooriaga, nii et saab jätta tühjaks. Nüüd me läheme adseti juurde, nagu ma ütlesin, täna tuleb siis üks adset, aga kui sa tahad testida mitut sihtrühma, siis soovitan teha mitu adseti selle jaoks. Adseti tase nimeks panen tavaliselt selle sihtrühma nime, just näiteks siin on Eesti eraklient vanuses 24–65+ ja me kasutame selle jaoks, me sihime Advantage Plussi, siis Advantage Plussiga, see on Facebooki enda siis algoritm põhimõtteliselt, mis leiab su reklaamile kõige sobivamad kuvajad või vaatajad siis nii-öelda. Ja me tavaliselt jätame ka Advantage Plussile, mina jätan vähemalt paar soovitust ka, et
et ta saaks aru, millega üldse tegu on. Siit me saame siis valida, kus see konversioon toimub. Siin saab valida mitu veebileht ja ankeet, et nagu mõlemasse kohta on ju. Aga mina isegi tavaliselt valin ühe, et kas meil ongi siis veebileht või meil on instant forms, et näiteks kui sul on maandumisleht, siis saab samamoodi tegelikult leads kampaaniat selle jaoks kasutada. Aga mis on hästi tähtis nüüd, on see, et kui me suuname veebilehele, siis see Facebook hakkab optimeerima sellele, et kus on kõige odavam saada veebilehe klikke. Ehk siis ta tõenäoliselt ei näita su ideaalprofiili kliendile, sest et see ei ole kõige odavam viis klikke saada, küll aga just nende ette me tahame saada. Ehk siis ainult kui meil on ankeet Facebookis sees, siis me saame kasutada Advantage Plussi. Kui aga mitte, siis tuleb teha manuaalne sihtimine selle jaoks. Ehk siis ma teen instant formsiga, ehk siis päring Facebooki sises ankeediga, aga ma näitan, kuidas seadistada sihtrühma ka manuaalselt. Facebook page, siit me lisame siis selle veebilehe, kus see turundus hakkab jooksma. Võtame täna näiteks paneme siia näiteks meie enda Facebooki lehe. Siis tuleb aksepteerida meta nende tingimustega. Performance goal, soovitan lihtsalt panna maximize number of leads, et saada maksimum tulemused. Siis seda eesmärki ma tavaliselt siin ei pane ja see on ka jääb nii nagu on. Ja kataloog on siis selle sama e-poe jaoks ja siin me saame siis tegelikult schedule ida kampaaniat, ehk siis kui me tahame näiteks, et hakkaks 3 päeva pärast käima, siis siin saab seda kuupäeva sättida, näed, paneme 17 käima. Ja samamoodi siin saab ka lõppkuupäeva panna, et see lõpetab automaatselt kampaania ära, mida saab kasutada. Siis siin on see sihtimine ja kui meil on päringu ankeet Facebookis sees, ei pea eraldi sihtima, kasutan alati Advantage Plussi. Ma olen teinud mitu testi manuaalse sihtimise ja Advantage Plussi vahel. Advantage Plus põhimõtteliselt võitis nagu iga kord ja päris pika puuga isegi. Et jah, kui meil on Advantage Plus, siis seadistus käib nii, et kõik jääb täpselt samaks. Nüüd asukoht on tähtis. Ühesõnaga, kui me tahame nüüd spetsiifilist mingit piirkonda suunata, võtame näiteks Tartu, siis kirjutame siia sama Tartu, valime selle osa, võtame näiteks Tartu linn, siis see paneb sellise raadius siia, siit saab seda raadiust muuta. Näiteks kui me tahame ainult Tartu linn, siis tuleks panna kõige väiksema peale, mis võimalik. Ja nüüd tähtis on see, et võtta see siin maha. Põhimõtteliselt, mis see siin teeb, on see, et kui see on peal, kui siin on see linnuke peal, siis see ikkagi näitab seda väljapool antud piirala põhimõtteliselt või väljapoole seda antud piirkonda, et nii-öelda saada paremaid tulemusi. Ehk siis see tuleb võtta, ma võtan selle alati välja ja põhimõtteliselt Facebooki enda optimatsioone ei tasu uskuda ega nii-öelda neid väga kasutada, need ei ole väga head. Beneficiary payer, siia tuleb legaalselt panna siis juriidiline või eraisik, kes sellest kampaaniast kasu saab. Placements, nüüd see on päris huvitav teema, ehk siis tegelikult placement on erinevad Facebookis mingi 25-30 tükki, messengerid, või tea, kõik reelid, feedid, ma ei tea, shortsid, kõik sellised asjad. See näitab igale poole. Nüüd tavaliselt ma näitan ka igale poole, kui mul on kampaania. Aga vahepeal on mõistlik teha nii, et ta näitab ainult feedile või ainult storydes, et ma olen näinud, et see võib tulemusi tõsta, et siin on nagu kaalumiskoht, et kumb võiks teie kampaaniale mõistlikum olla. Te võite tähele, et siin paremal näitab nagu kollane on ju, et estimated audience size on väike. Ütlen ausalt, oleneb järgi, kui hästi kõrge eelarve, siis see võib tulla probleemiks, aga ütleme Eestis see on nagu tavaline, et kui sa mingid piirkonna sihid, siis enamus sul jääbki ideaalist nagu inimesi puudu, et see on täiesti okei. Nüüd meil on ads'ed seadistatud, meil on sihtrühm paika pandud, näitan ära ka, kuidas manuaalselt siis seda sihtimist teha. Nii, ma näitan ka, kuidas see manuaalne sihtimine ära teha, juhul kui seda vaja on. Seda saab teha ad set tasemel ja siin all on further limit the reach of your ads.
ehk siis Facebook tembeldab selle nagu negatiivseks nii-öelda, et sa proovid manuaalselt sihtida. Siis tuleb siin 3 valikut, see on siis Advantage pluss põhimõtteliselt, see on siis Advantage, see on nagu ütleme nii-öelda poolautomaatne ja see on siis manuaalne sihtimine, ehk siis tuleb valida see. Siis siin me saame valida kõik vajalikud asjad, jällegi asukoht, mis meil on pandud, siis siin vanus, et kui sa tahad, et rangelt mingile vanusegrupile näidatakse, siis võta see maha siit, et ainult vanus siia peale. Siis siin tuleb sugu valida isegi, detail targeting, siia saab lisada siis need huvid, mis sellel kliendil on, millised inimesi sa täpselt otsid. Jällegi, siin on siis, kui tahta täiesti manuaalselt teha, selle maha võtta, kui sa tahad, et see oleks pigem soovitus, siis jätta peale. Ja keeled on ka selline teema, et näiteks kui me paneme siia Estonian, siis see tähendab seda, et see näitab ainult nendel inimestel reklaami, kellel on Facebookis pandud, kellel on Facebook pandud eesti keele peale praktiliselt. Nii, sihtrühm on meil nüüd seadistatud ja me saame edasi minna reklaamide seadistamiseni. Selleks me läheme siia. Nüüd, kui me teeme reklaame, siis mõistlik on testida alguses kas erinevaid formaate, ehk siis erinevat pilti, erinevad galeriid, erinevaid videod, või teine variant on teha kõik pildid või kõik videod ja siis testida ainult seda videot ennast. Aga hästi tähtis on testida üks aspekt korraga, sest muidu sa ei tea tegelikult, mis selle edu siis selle reklaami taga tõi. Ehk siis siin näites me teeme selliseks, et me teeme pilt 1, me teeme läbi ühe video, ühe selle galerii, kuidas neid kõiki seadistada. See tuleb siis pildi reklaam. Kõigepealt me kerime siis siia alla, kus on add creative ja selleks, et siia see pilt panna, peame setup creative image add. Laeme sisse selle pildi, mida me kasutame. Soovitan tegelikult kasutada selle asetuse jaoks siin enamasti. Soovitan kasutada reklaamide jaoks 4x5 aspect ratio't. Siin näitab küll ruut, aga tegelikult kui panna original selle 1080x1350 pikslit pildiga, siis see tegelikult näitab seda suuremalt, ehk siis ta võtab kellegi avalehel rohkem ruumi. Ja teine versioon võiks olla siis 9x16, et ta sobiks hästi story'desse, reelidesse ja nii edasi. Et siia sobib ka taast hästi, saab panna selle esimese variatsiooni. Jah, kõikide peal peaks olema original, aga kui tahad kroppida, siis näiteks meil on selline halva formaadiga pilt siin, siis sellega saab kroppida. Siis reklaamtekst on väga oluline osa ühest reklaamist, muidugi kõige olulisem on pilt, aga reklaamtekst iseenesest võiks alata hookiga, ehk siis meil on selline näide siin, et me müüme treppi. Et ühesõnaga hook võiks olla midagi taolist, mis võiks hästi resoneeruda selle ideaalse kliendiga, kes ta vaatab, näiteks kes paigaldaks. See on siis hook, võib-olla panna ka mingi emoji siia. Pane ette meelde pilt. Võib-olla ka paar plussi, miks teie ettevõtte valida. No ja siin võib olla siis veel need 4 asja, mis teie juures on head. Siia võib siis neid eeliseid juurde lisada. Ja lõpus peaks olema call to action, ehk siis mida me tahame, et see inimene teeks, kes seda reklaami näeb. Ehk siis täiega on pilt, et saada kasutada konstruktsioon selle trepi näiteks. Ja see reklaamtekst ongi lihtne. Tegelikult ma soovitan isegi veel pikem reklaamtekst, sest mida kauem mingi inimene loeb teie teksti, tarbib seda reklaami, seda suurem tõenäosus on, et ta täidab ka ankeedi. Headline, ehk siis ma näitan ka, kuhu see iga osa läheb, pärast see on see, mis on seal pealkirjal seal all. Siia võib panna näiteks selle sama pakkumise, mis meil on näiteks descriptioniks, millega me tegeleme, näiteks, see on kõik näide, siin võime kõik ümber mängida vastavalt nii nagu vaja on.
nupuks soovitan learn more panna, ei tundu üldse agressiivne ega suruv. Siis neid meta tehtud ai asju ma üldse ei kasuta, et minu jaoks üllaltki halb praegu ja ei tundu väga orgaaniline. Siis enhancement'i koha pealt ma võtan tavaliselt kõik maha, ainuke mille on peale jätan on muusika ja kõik muu on maas, sest see tavaliselt rikub selles suhtes selle reklaami ära, et vahepeal jäävad need tekstid välja kuskilt piiret, lähevad tekstid kuskil maru suureks ja lähevad välja sealt ja nii edasi, mina neid tavaliselt ei kasuta. Nüüd teeme juurde ühe videoga versiooni ka. Selle jaoks tuleb jällegi võtta siit single image or video. Siit lähme edit, paneme liisuta tegelikult. Siit paneme add media, add video. Paneme mingi minu suvalise video praegu. Jah, tekst, enhancement'id ja kõik jällegi jäävad maha. Ja selle nimeks võib siis panna näiteks video 1. Ja nüüd on meil see ka seadistatud. Nüüd seadistame ka galerii, selle tegelikult nimi on karussell, nii et me peame valima siit karussell. Siis tuleme siia add cards, nüüd karusselliga on see, et pildid peavad olema rangelt 1/1 või siis ruudukujulises formaadis. Image cards, ma lisasin siia praegu 2 ilusat pilti iseendast, mis siia tegelikult väga hästi ei sobi, aga lihtsalt näiteks. Siis samamoodi ka galeriisse või üldse piltidele saab lisada pealkirju, sa saad lisada pakkumise siia üles, sa saad kasutada hook'i siin all ja kõiki neid siis läbisegi testida, et ainult nii sa leiadki võitva reklaami. Siis pealkiri võiks olla jällegi see, pealkiri jällegi läheb siia, description'it isegi karusselli peab panema, et kõikidel piltidel on sama pealkiri. Nüüd seadistame päringu ankeedi igale reklaamile. Kõikidel tuleb sama päringu ankeet ja ma näitan, kuidas seda täpsemalt siis seadistada. Ehk siis nimeks võib panna jälle selle ettevõtte nimi ja mina panen näiteks kuupäeva, näiteks 14.2026. Selle ma jätan more volume'i peale alati, sest me tavaliselt kvalifitseerime iga päringu ise sellega, et me helistame neile. Flexible form delivery on tavaliselt sees. Intro, background image'id pole, greetingu peal on meil tavaliselt see pakkumine. Meil on tavaliselt see sama pakkumine, siis mis meil reklaamis on, siin puhul siis tasuta konsultatsioon ja see võib panna näiteks, ma ei tea, vasta küsimustele. Paneme ka mingi emoji näiteks siia. Siis siin me saame lisada kvalifitseerivaid küsimusi, mida rohkem neid on, neid kvalifitseerivaid küsimusi, seda vähem päringuid, aga samas iga päring on kvaliteetne ja siin siis tuleb lihtsalt testimisega leida see sobiv arv küsimusi. Standard ma soovitan lihtsalt panna 1-2 küsimust, et siis tuleb päringuid ja saab siis pärast seda rangemaks või lõdvemaks seda nii-öelda püksirihma teha. Kui me räägime trepist, siis küsimused võiks olla näiteks see, et millal planeerite trepi paigaldada ja siis panna see valikud näiteks 2 nädalat, 2-4 nädalat, 1-2 kuud, 2-6 kuud, 6-12 kuud näiteks. Lisame ühe küsimuse veel, lisame näiteks, et kas teil on olemas trepi vormid, see on jälle küsimus. Päringu ankeedi eesmärk ei ole kätte saada kogu info, et teha pakkumine. Ankeedi eesmärk on kvalifitseerida niimoodi, et meil ei täidaks iga suvaline inimene lihtsalt seda ankeeti ära, et meie ideaalklient täidaks selle ankeedi ära. Siis description, siia võib panna näiteks, et selle jaoks, mille jaoks me seda infot kasutame seda infot selleks, et teiega tähendust võtta. Taast nimi on Essana, telefoninumber taast kohustuslik väli, siis me tahame neile helistada. Siis siia tuleb lisada privaatsuspoliitika link. Näiteks siin on minu ettevõtte privaatsuspoliitika. Kopime selle siia.
siin võime sellist teame, päringut edukalt täidetud nõustu saada. ja tiimi liige. siis me võime suunata siis peale seda täitmist veebilehele, et veelgi soojendada seda kontakti, saame veebilehel talle võib-olla veel infot anda või häid tulemusi, mis me oleme minevikus teinud. näiteks paneme näiteks siia ettevõtte lingi ja vaata teisi tulemusi, vaata tulemusi. no näiteks midagi taolist või lihtsalt vaata veebilehte näiteks, ka variant. ja siis panedki juba create form ja siis ta selle loob. kui sa tahad nüüd seda ankeeti muuta, siis tuleb teha iga kord uus ankeet. et see on võib-olla veits ebamugav, aga noh, jällegi Facebooki Ads Manager on natuke nagu lennuki kokpit, nii et jah. sellega ongi meie kampaania seadistatud, meil on nüüd üks pilt, üks video, üks galerii valmis inimestele näitamiseks, valmis avalikustamiseks. kui sa tahad veel mingit advanced videot saada võib-olla, mis näitaks ära natuke süvitsi, kuidas neid asju teha, siis kindlasti jäta kommentaar ja põhimõtteliselt jah, siit saab juba review and publish. kindlasti valige, millised reklaamid te siis laivi tahate lasta ja siis review and publish ja siis juba lähebki laivi ja saavad esimesed päringud tulla. midagi muud ei olegi, tänan, et seda videot vaatasid, näeme järgmine kord.